Tere! Tervitan sind kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja tänases videos ma tahan rääkida sinuga kütusekulust. Ja ei, ma ei mõtle tingimata seda, mitu liitrit sajale sinu või minu auto võtab, vaid mis asi on kütusekulu üldiselt ja kuidas see päriselt mõjutab autondusmaailma. Läksime! Mis asi üleüldse on kütusekulu ja see võib tunduda nagu ääretult lihtne ja iseenesest mõistetav küsimus, aga ei, tegelikult on kütusekulu all tegemist väga-väga kompleksse ja väga suure teemaga, mis mõjutab meid kui autokasutajaid, autofänne ja tegelikult ka autotootjaid väga-väga otseselt. Sest kütusekulu on tänaseks autondusmaailmas juba vaata, et kõige olulisem number. Tihtilugu võib tekkida isegi olukord, kus auto, mis on salongis, mida inimene alles vaatab, tutvub, jääbki sinna sellepärast, et tal on mingisuguse neetud siis selle energiatähise klepeka peal kirjas number, mis on võib-olla liiter kõrgem, kui tegelikult tahaks. Ja loomulikult ma võin olukorda mõista, ega kellelgi ei meeldi valada autosse kütust rohkem, kui see hädavajalik oleks. Küll aga see kütusekulu number, mis seal vahva klepsu peal autoklaasil on, ei ole alati täis tõde. Ja selleks on terve rida põhjuseid, miks ta ei ole puhas tõde. Ja kohe räägin täpsemalt. Kuidas siis üleüldse kütusekulu autol mõõdetakse ja kuidas saab tekkida olukord, et su auto tegelikult võtab oluliselt rohkem kütust, kui on kirjas, või ka tõesti mõnel üksikul õnnelikul juhul võib juhtuda hoopis tükis vastupidi, et ostsid auto ja sul oli selline klomp kurgus, sest sa nägid, et seal oli number 14,9 liitrit sajale, aga päris maailmas tuled 11 liitriga rõõmsalt toime ja tunned ennast väga hästi. Need on täiesti reaalsed näited, ma olen ka neid ise isiklikult kogenud, aga sellest juba hetke pärast. Aga miks on siis võimalus, et kütusekulu ametlikel andmetel ja tegelikus elus ei lähe omavahel alati 100% kokku? Küsimus on nimelt selles, kuidas autotootjad kütusekulu mõõdavad. Ei ole kahjuks sellist olukorda, kus autotootja teeb nüüd auto valmis, võtab siis rea mingisuguseid töölisi, ütleb, vot teie 5 lähete maanteele 5 tunniks, teie 5 lähete 5 tunniks kuhugi hõivatud kesklinna ja siis päeva lõpus vaatame, palju kumbki masin kütust maha põletas. Nii näeme kütusekulu meie. Tehased, aga et sellist ütleme siis määramatuse faktorit vältida, kasutavad väga rangelt standardiseeritud süsteemi. Ma ei hakka liiga pikalt sellest rääkima, kuidas see mõõtmine käib, aga piltlikult lühidalt auto seisab dünostendis, kus siis ta on kinni seotud, teda koormatakse ja on hästi standardiseeritud meetod. Ütleme stiilis, et nii, mootor töötab tühikäigul 15 sekundit, siis ta võtab näiteks paigalt 70-ni, ütleme sellise hästi rahulikus graafikus, näiteks 9 sekundiga ja ta teeb seda 3 korda järjest, siis ta sõidab selle sama 70 juures mingisugune 45 sekundit ja siis ta kiirendab 70-st 90-ni jälle mingite kindlate sekundite jooksul. Ja siis mõõdetakse lõppkokkuvõttes see kütusekulu kokku ja sealgi tegelikult ei arvestata alati päriselt seda põlenud vedeliku hulka, olgu ta diisel või bensiin või gaas või jumal teab, mis ülgerasva pealt see auto võib töötada. Mõõdetakse see kulunud kütus kokku arvutuslikult siis läbi heitmete. Seal on jällegi mõningad sellised variatsioonid, see on natukene sükene kaval meetod, aga miks ta siis valetab, et ometi mõõtemeetod on ju standardne? Valetab ta 2 põhjusel. Esimene põhjus on see, et sa ei pruugi oma autot ju täpselt nii kasutada, nagu oli selles standardmeetodis. Sa oled kindlasti kogenud olukorda, et näiteks Tallinna kesklinnas oma autoga sõites kipub olema kütusekulu oluliselt kõrgem kui seda näiteks väga sükses toredas, rahulikus, ilusas Paide linnas. Sest liiklus on väga erineva intensiivsusega, paigalt võtte tekib ühes linnas oluliselt rohkem, tempo on natukene sportlikum ja sealt tulevad juba väga paljud erinevused. Teine, miks see meetod ei ole väga täpne ja ei esinda seda päris maailma, on see, et
tehases ei ole ka rumalad poisid tööl ja nemad tahavad, et nende auto selles, jällegi auto on ilus öelda, aga reaalselt see on toode, kui me tehase seisukohast vaatame. Ja nemad tahavad, et nende toode brošüüridel ja ütleme siis vitriinidel paistaks eriti hea. Ja igal mootoril, igal käigukastil, igal rehvi tüübil, millel iganes, kõigel on olemas oma teatud selline efektiivne vahemik. Ja loomulikult need mootorid häälestatakse nii, et ta sellest testist saaks kõige paremad tulemused. See ei ole nüüd päris nii must business, nagu Volkswagen tegi 10 aastat tagasi oma dieselgate'iga, aga mõte jääb natukene sarnaseks. Ja sealt juba tuleb märkimisväärne erinevus sellest, mis on päris maailma kütusekulu ja mis on ametlik kütusekulu. Kütusekulu, täpselt nii nagu CO, on siis sellises nii-öelda pahas nimekirjas ja kuidas ta meid mõjutab, on see, et hästi niimoodi lakooniliselt ja ütleme nagu autofännilt autofännile, siis ma ütlen nii, et see kütusekulu normeerimine ja miinimumi tagaajamine on just see põhjus, mis kaotab ära tänavatelt ägedad, mõnusad masinad ja paneb sinna asemele täiesti ühesugused väikesed ümmargused kumerad rösterid, millel on kõigil 1 piinlik mootorid ja mõnikord ei ole seal isegi mitte üle 1 liitri seda mootorit. Annan sulle näite oma enda elust. Audi Q7 4,2 turbodiiselmootor, omasin just seda sama autot, mida sa ekraanil praegu vaatad. Ja et ma sulle ei valetaks, ütlen sulle päris täpselt. Temal oli ametlikult kütusekulu tehase andmetel linnas 14,9 liitrit 100-le. Natukene paha number, ütleme ausalt. Küll aga selle sama mudeli peal, samal aastakäigul kõige levinum diiselmootor neist oli loomulikult 3-liitrine ning sellel oli kütusekulu 14,6 liitrit. Ühel on 171 kilovatti mootor, teisel 240, kütusekulu vahe on kõigest 0,3 liitrit, siis selle suurema kahjuks. Ja ma võin sulle täiesti ausalt öelda, see auto oli minu peres enam kui aasta aega ja 14,9 oli number, mida ma mitte kunagi ei näinud. Kui see masin juba 12 liitrit linnas ära põletas, siis see tähendas väga lõbusat sõitu või mingisugust raskema koorma vedamist. Sest et selle mootori jällegi see tummine ressurss käis sellest auto suhteliselt raskest autokerest üle ja see mootor ei olnud eriti kurnatud võrreldes näiteks 3-liitrisega. Ja see on see üks hea haruldane olukord, kus see normeeritud mõõtemeetod tegelikult mängis hoopistükkis kasutaja kasuks. See on üks näide. Aga kuidas see tegelikult siis mõjutab seda maailma? Neid näiteid on hästi palju, aga jaa. Kütusekulu number on nii paganama tähtis, et täpselt selle järgi juba väga paljud valivad omale uut autot. Kütusekulu tänases autos on midagi samasugust, nagu näiteks on megapikslite number vot sellise toote peal. See on esimene, mida sulle kuvatakse ja kõik muu jääb selle varju. Aga kui sa arvad, et kütusekulu on see asi, mis päriselt mõjutab sinu rahakotti, siis mõtle uuesti ja vaata seda järgmist peatükki. Juba hakkab ära kuluma see sõna, aga jaa, kütusekulu loomulikult määrab sinu siis kogu selle auto kasutuse hinda, aga see ei ole põhiline asi. Näiteks kui me võrdleme, väga levinud võrdlus, võrdleme bensiini ja diiselmootoriga autot. Ärme hakka siin rääkima nüüd sellest, et diislil on see parem vääne ja ta selle arvelt sikutab ja bensiinimootor jällegi töötab vaikselt. Ei, unustame selle kõik ära. Ärme hakkame ütlema, kumb on parem, kumb on halvem, ega võta mitte mingisugust seisukohta. Aga näiteks sina, kui saad endale autot valimas ja oletame, et sinul on nagu siis selline sõidutsükkel põhiosast sellel ajal, et sul on vaja sõita, ütleme, äärelinnast kesklinna või hoopis vastupidi ja sinu tüüpiline siis üks ots jääb sinna, ütleme 7 kilomeetri juurde, igatahes alla 10. Ja nüüd sa võrdled kahte autot, üks on meil näiteks siis hästi ökonoomne diisel, teine on suhteliselt ökonoomne bensiinimootor, kuid siiski diisel näitab ametlikult mingisugune 1,5, võib-olla isegi 2 liitrit väiksemat kütusekulu. Päris maailmas, kui sa nüüd selle sama 7 kilomeetri peale valid selle ökonoomse diisli, sa tegelikult lõikad näppu.
sest et mida ökonoomsema mootoriga me sõidame, seda efektiivsemalt sees toimub seal mootoris põlemine ning seega meil ei teki just väga palju jääksoojust. Ehk siis selle pika jutu kokkuvõtteks, see mootor soojeneb suhteliselt aeglaselt ja mootor, olgu ta nii tahes kaasaegne, nii tahes ökonoomne, nii tahes kõrgtehnoloogiline, kui ta ka ei oleks. Kui ta ei ole saavutanud oma normaalset töötemperatuuri, on tema kütusekulu, sõltuvalt seal olukordadest, ütleme 15 kuni lausa 50% suurem sellest, mis ta ametlikult peaks olema. Ja on täiesti reaalne olukord, kui sa sõidad selle, ütleme küll siis ametlikult säästliku masinaga väga-väga lühikeseid otsi, siis sa tegelikult selles kütuses eriti ei võidagi. Ning kui me räägime just sellest samast ökodiislist ja me lisame siia juurde veel siis selle lühikese sõidu teised pooled, nagu seda on ummistuv tahmafilter, AdBlue süsteemid ja nii edasi, siis aasta lõpuks võib olla see ökonoomne diisel sulle oluliselt kallim, kui see pealtnäha veidi janusem bensiiniauto. Ma ei ütle siinkohal välja, kumb on nüüd parem, vaid küsimus on selles, et kumb auto kumba tingimusse paremini sobib ja tuimalt juhinduda sellest ilusast kleebisest, mis on autosalongis suurelt autoklaasile kleebitud, ei pruugi alati olla puhas tõde. Ning lisaks, palju su kilomeeter tegelikult maksab? Palju su kilomeeter siis maksab? Jumala imelik küsimus on ja. Aga püsi korra minuga. Kütusekulu. Olgu ta sul nii suur või väike kui tahes. See on mingisugune sul juba aja jooksul välja kujunenud number. Kas sinu masin võtab 14 liitrit, linnas võtab ta 12 või võtab 22? See ei olegi isegi praegu nii oluline. Aga kui sa oled seda masinat pikemat aega omanud, sa ju tead, missugune on sinu keskmine aastane läbisõit. Ütleme, et see on näiteks 15 000 kilomeetrit, mis on just täpselt mõistlik aeg enamike autode puhul teha ära korraline hooldustöö. Hakkame siis nüüd pihta. Nii, võtame siis aasta, eks ju. Meil on kõigepealt vaja maksta siis aastamaks. Seda summat sa ka juba kahjuks tead, kui suur või väike see sul on. Sinna pane oma aastane kindlustuskulu, sinna pane aastane hoolduskulu. 2 korda on vaja rehve vahetada, kaua meil üleüldse rehvid kestavad, võib-olla sa pead iga aasta neid uusi ostma. Võtame kõik need asjad kokku, liidame need numbrid läbi ja jagame selle sama 15 000, mis me aasta jooksul sõidame. Paneme selle kõrvuti nüüd selle kütusekuluga ja tihtilugu sa võid avastada, et tegelik kilomeetri hind on hoopis midagi muud kui see, mis sul püstolist paaki läheb. Ja nüüd hakkab see kogu see kütusekulu pilt juba hoopis teistmoodi paistma. Kas pole? Ja elektriautode puhul võib-olla me ei tohiks kasutada sõna kütusekulu, me peaks rääkima nagu energiakulust, aga kokkuvõttes kütus, energia lihtsuse huvides jätame selle terminoloogia nagu sinna paika ja räägime samamoodi siis kütusekulu, ütleme siis kilomeetri hinnast. Kui sul on väga korralik elektriauto, ütleme näiteks Tesla Model 3 võib-olla, tuleb kohe meelde, mul heal sõbral on selline, olen ise ka sõitnud, väga huvitav auto. Ja kui sul on oma laadimisseade ja sul on head paketid ja sa oled üldse keskmisest nutikam inimene, mis puudutab nagu ütleme heade diilide tegemist, sa võid saavutada fenomenaalselt madala kilomeetri hinna, aga mul on siin nagu üks natuke selline, ütleme error, sõna otseses mõttes hästi ebakorrektne sõna, aga väike segadus mul pähe sellega tekib. Ühest küljest, kui me vaatame seda kilomeetri hinda ja tõepoolest hea elektripaketiga, hea laadijaga on võimalik sõita aasta maha võib-olla tõesti mingi paarisaja euroga ja see on naeruväärne number võrreldes ühe tavalise sõiduautoga. Teisest küljest aga jällegi, kui me vaatame, palju korralik elektriauto maksab. Ma ei räägi nendest mingisugustest vurridest, ma räägin nagu normaalsetest korralikest elektriautodest. Ja nüüd see kaalukaust nagu enda jaoks paika saada, et jah, kilomeetri hind on olematult madal, aga auto hind on suhteliselt kõrge. Et kui sa lähed täna näiteks salongi ja ostad omale Audi A4 2-liitrise diiselmootoriga
ei võta mingisugust eriti udupeent varustuspaketti, võtad sellise lihtsureliku eksemplari ja paned sinna kõrvale selle sama Tesla, sa näed, et hinnavahe on seal vaata et 3-kordne. Tõsi küll, ka kilomeetri hind on oluliselt erinev, et kõik lõpuks ikkagi taandub selle peale, mille jaoks on sul seda autot vaja ja kui palju oled sa võimeline kulutama. Kui sa oled võimeline korraga väga suure summa välja käima, siis hiljem võib-olla tõesti on see kütuse arvelt sulle väga-väga mõnus. Aga see on natukene selline kahe otsaga lugu, et seda ei saa alati võtta nagu nii puhtalt üks-ühele. Aga pigem räägime natukene sellest, kuidas see kütuse kulu on üleüldse meie maailma mõjutanud. Kütuse kulu ja downsizing on loomulikult omavahel väga tihedalt seotud, sellepärast et see downsizing on ilmselt ka kõige nagu olulisem moment selle kütuse kulu efektiivsuse paremaks tegemisel. Ja on rida tehnoloogiaid, mis mootoris sees on kasutusele võetud, et see kütus seal efektiivsemalt põleks, kuid siiski mahu vähendamine on see esimene kõige mõjuvam samm, kuidas seda kütuse kulu vähemaks teha. Ja milles on üleüldse loogika, miks on siis meil väiksem turbomootor ja millel on siis see parem kütuse kulu? Suur mootor, olgu ta nii tahes tore ja mõnus ja armas meiesugustele inimestele, aga seal on siiski mõned agad. Näiteks, kui me võtame olukorra, kus meil on standardne, normaalse suurusega sõiduauto, ütleme, kaalub seal, ma ei tea, 2 tonni, sõidab kiirusega 60 km tunnis, 100% ühtlasel koormusel, aga tema kapoti all on näiteks mingisugune 4,5-5 liitrine korralik tummine V8, millel on kilovati number tänaseks vaata, et juba kriminaalselt suur. Sel hetkel, kui see masin lihtsalt ühtlaselt kulgeb, tal on võimsusvajadus võib-olla 2-30 kilovatti kui sedagi, aga see suur mootor seal ees põletab oma kütust 8 augus korraga. Kui nüüd see mootor asendada mingisuguse näiteks 2-liitrise turboga, siis sel hetkel, kui see masin on lihtsalt kruiisi olukorras, siis põletatakse kütust ainult 4 augus korraga ja kui on vaja lisavõimsust, küll siis turbo selle lisavõimsusega annab ja saavutatakse nagu üsna hea efekt. See ei ole alati 100% tõsi, teatud olukordades, teatud koormustel võib see hoopis väga vastupidiselt lõpptulemuse anda ja ma ei räägi siin vastupidavusest isegi mitte. Aga samal ajal siiski see kütuse kulu tagaajamine on andnud ka väga palju ägedaid asju meile. Nimelt, kuna on õpitud seda turbode süsteemi paremini tundma, meil on tulnud igasugused maagilised pritsesüsteemid, seda nii diisli kui bensiinimootoritele, siis on andnud see ka võimaluse hoopistükkis võimsuseid kasvatada. Näiteks Audi S8 pealt on näite D3 generatsioon 5,2 liitrit, 331 kilovatti. D4 generatsioon 4 liitrit, 382 kilovatti. Ja kütuse kulu samamoodi ametlikult on selle moodsama kasuks. Et selles mõttes ei ole ju kõik nii paha. Küll aga üks moment, kus moodsa downsizitud üliökonoomse mootori numbrid sulle tegelikult valetavad, on mootorite fundamentaalses konstruktsiooni erinevuses. Ja, selles mõttes nad on mõlemad kolvid, väntvõllid, klapid, kipsud, pihustid, turbod, kõik nagu ikka, seal ei ole selles mõttes midagi muutunud, aga mootorite häälestuses on oluline moment, millest kahjuks väga paljud ei saa aru või jäetakse see lausa meelega mainimata. Teema on nimelt õhu ja kütuse segus. Siis, kui mootor töötab meil ülimadalatel koormustel, stabiilsete pööretega, siis see õhuhulk, mida ta omale sisse ahmib, siis selle kohta talle nii-öelda kaasa antav kütusekogus on üks number. Jah, see on seal kusagil 14,7, selle juures ärme lähe nagu nii teadusesse, sest need, kes teavad, need niikuinii teavad. Aga nüüd, kui meil on see turbomootor jõudnud sellesse režiimi, kus turbo nüüd talle tõepoolest jõudu, ütleme siis jutumärkides jõudu sisse puhub, siis sel hetkel see õhu ja kütuse vahekord on hoopis teine. Kütuse segu rikastatakse, et vältida turbomootorites teatud probleeme, detonatsioon on seal see põhiline. Ning sel hetkel,
kui ütleme turbonajal selle mootori võimsus või ütleme tema siis jällegi jutumärkides töömaht on kahekordistatud, et anda see hea tulemus sealt välja, siis kütusekulu sel hetkel ei pruugi olla mitte kahekordistatud võrreldes tema siis ütleme suure eelkäijaga, vaid see võib olla isegi veel rohkem. Ja jällegi, sõltuvalt tingimustest, kus see masin tegelikult töötab, võib juhtuda väga vabalt olukord, kus kütusekulu paberil ja tegelikus maailmas on kaks väga erinevat asja. No, jättes veel absoluutselt kõrvale ka downsizingu mootorite igasugustest tüüphädadest. See on võib-olla video mingisuguseks teiseks korraks. Kokkuvõtvalt võib öelda jah nii palju, et kütusekulu loomulikult on tähtis argument ja mida vähem teda põletame, seda justkui parem on. Võib-olla, kui minu auto võtab liitri rohkem või sinu auto võtab liitri rohkem, siis see suurt pilti ei muuda. Aga me ei saa unustada seda, et neid autosid on miljoneid, sadu miljoneid meie ümber. Kas päriselt see, mis selle auto summutist nüüd välja lendab, muudab meie planeedi käekäiku? Ma ei võtaks siinkohal nagu seisukohta, ma ei ole kindlasti selles valdkonnas ekspert. Ma pigem arvan, et see summaarselt ikkagi mõjutab. Aga samal ajal mul on ka see küsimus peas, et kui me toodame järjest väiksemaid mootoreid, mis kahjuks väga paljude näidete najal tõestavad ennast kui vähem vastupidavad agregaadid võrreldes nende vanade dinosaurustega, ja neid on vaja pidevalt taastoota, siis see keskkonnaefekti balanss minu jaoks jääb natukene arusaamatuks. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, ma ei võta siin ametlikku seisukohta, ma lihtsalt tahtsin sulle jagada oma mõtteid ja võib-olla panna sind ise ka natukene mõtlema. Nagu ikka, suur aitäh sulle, et sa leidsid aega selle läbi vaadata, loodan, et õppisid midagi uut kasulikku ja me näeme peagi. Aitäh sulle!